Möödunud aasta augustis jõustus liikuvuse pakett, mis on oma olemuselt Euroopa Liidu transpordireform. Euroopa Parlamendis peeti sel teemal lahinguid, nagu on öeldud jäälahingu kroonikas, ja taplus oli suur ja vihane. Võrdlus ristiretkedega ei ole juhuslik, ka liikuvuse pakett vastandas lääne ja ida. Ida-Euroopa riikide saadikud, mina sealhulgas, olid vastu, kuid Vana-Euroopas surus ikkagi läbi selle, mis oli kasulik neile ja ebasoodus meile. Lõppdokument väljus isegi nendest raamidest, mida pakkus Euroopa Komisjon. Kõige tuntum nõue puudutab kaugsõiduautojuhte. Liikuvuse pakett nõuab neilt iga 8 nädala tagant kodumaale naasmist, olgu või koormata, ja puhkepäevade veetmist mitte veomasina kabiinis, vaid motellis või hotellis, mis tuleb kinni maksta ettevõttel. Parandused viidi sisse autojuhtide eest hoolitsemise ettekäändel, kuid kõik said aru, et see on silmakirjalikkus. Paketi eesmärk oli õõnestada ääremaadelt pärit veofirmade konkurentsivõimet, sealjuures eeskätt Ida-Euroopa autojuhtide oma, kes Lääne-Euroopale ei meeldi. Nad on liiga odavad ja töökad. 62% Euroopa Liidu sisevedudest teevad Ida-Euroopa väikese transpordiettevõtted ja just neil on nüüd kõige raskem. Nagu Eestis välja arvutati, peavad meie autojuhid ilma koormata kodumaale tagasi tulema 6 korda aastas. Kulud kasvavad 11 000 eurot veomasina kohta aastas ning teenuse hind samuti. Tagajärjed ei lase end kaua oodata. Kõige raskem on transpordile panustanud Bulgaarial. Aastaks 2023 pankrotistuvad pooled selle riigi transpordifirmadest. See aga tähendab 14 000 töötut ja -3% riigi SKP-st. Eesti kaotus saab olema väiksem, kuid meile pole ju palju vajagi. Ida-Euroopa auks saab öelda, et me tulime välja ühtse rindena. Balti riigid, Rumeenia, Bulgaaria, Ungari ja Poola, aga ka Küpros ja Malta nõudsid paranduste kõrvaldamist, kuna need on vastuolus ühise turu reeglitega ja mitte ainult. Euroopa on sõlminud roheleppe ja vahendab igati CO2 heitmed, aga veomasina iga sõit ilma koormata tähendab just nimelt CO2 heitmed, sealjuures täiesti tarbetuid. Niisiis rünnatakse seadust kahelt tiivalt, majanduslikult ja ökoloogiliselt. Eurovolinik transpordialal Tiina Välen, kes on ise Rumeeniast, mõistab kõike suurepäraselt, kuid vajab täpselt arve. Telliti 2 uuringut ja selgust, et kuuldused ökoloogilisest katastroofist ei ole liialdatud. Vana-Euroopa ahnuse pärast paistetakse igal aastal atmosfääri täiendavalt 3,3 miljonit tonni CO2. Teadlased rõhutavad, et see on võrreldav kogu Eesti transpordi CO2 mahuga. Pole paha, eks. Lisaks lämmastikoksiidid, mis toovad kaasa pikka nimekirja haigusi ja mida kõike veel. Seni, kuni Euroopa Komisjon relvastub nende arvudega ja valmistub sõdima edasi, andsid liikuvuse paketi vastu hagi sisse 7 Euroopa Liidu riiki. Eestit nende hulgas pole, aga me hilineme nagu tavaliselt. Otsus on vastu võetud. Välisministeerium saadab kohe kaebuse Euroopa kohtusse. See pole veel võit, kuid võiduvõimalus on suur. Moraal on lihtne. Ühineda ja oma huve kaitsta saab ka Euroopa Liidu sees ja mitte üksnes saab, vaid ka peab. Ärge haigeks jääge ja kohtume nädala pärast.